Tere armsad kuulajad! Tere tulemast Lihtne tervis podcasti. Siin räägime kõige lihtsamatest ja kasulikematest nippidest, mis aitavad sul ennast paremini tunda. Täna on fookuses hea uni, kuidas magada paremini ja ärgata erksamalt. Istu mugavalt, hinga rahulikult sisse ja alustame. Une kvaliteet mõjutab otseselt meie igapäevast elu, alates meeleolust ja energiatasemest kuni välimuse ja üldise heaoluni. Neuroteadlane Andrew Huberman on välja töötanud tõhusad ja teaduspõhised meetodid parema une saavutamiseks, mis on end tõestanud tuhandete inimeste peal. Need meetodid ei nõua kalleid seadmeid ega keerulisi protseduure, vaid põhinevad lihtsatel, kuid mõjusatel igapäevastel harjumustel. Üks fundamentaalsemaid soovitusi on hommikuse päevavalguse saamine. Esimese 30 minuti jooksul pärast ärkamist peaks minema õue ja laskma päevavalgusel silmi tabada. Mitte otseselt päikesesse vaatama, vaid lihtsalt väliskeskkonnas viibima. See praktika töötab ka pilvesilmaga, kuigi väiksema efektiivsusega. Talveperioodil, kui loomulikku valgust on vähe, saab alternatiivina kasutada 10 000 luksist ereda valguse lampi, mille ees tuleks istuda 10–15 minutit. See harjumus aitab reguleerida keha tsirkadiaanset rütmi ja parandab õhtust uinumist. Kohvi joomise ajastus on une kvaliteedi seisukohast kriitilise tähtsusega. Kuigi paljud meist haaravad instinktiivselt kohe ärgates kohvitassi järele, soovitab Huberman oodata vähemalt 1–1,5 tundi pärast ärkamist. Põhjendus on füsioloogiline. Hommikul on keha loomulik ärkveloleku hormoon, kortisool, niigi kõrgel tasemel ning kohvi kohene tarbimine võib seda süsteemi häirida, põhjustades hiljem energialangust. Õhtul tuleks stimulantide, kohv, tee, energiajoogid tarbimist vältida vähemalt 8–10 tundi enne magama minekut, et vältida uinumisraskusi. Magamistoa temperatuur on une kvaliteedi võtmetegur. Optimaalne magamistoa temperatuur peaks olema 16–19 kraadi, kuna keha vajab kvaliteetseks uneks 1–2 kraadist temperatuuri langust. Seda protsessi saab efektiivselt toetada kuuma duši või vanniga enne magama minekut. See kiirendab keha loomulikku jahtumist ja soodustab kiiret uinumist. Hommikul aitab külm dušš keha kiiresti ja efektiivselt äratada, tõstes energiataset. Füüsilise aktiivsuse ajastamine mängib samuti olulist rolli une kvaliteedis. Päevane liikumine parandab oluliselt öistund, kuid intensiivne treening hilja õhtul võib unetsüklid märkimisväärselt häirida, tõstes keha temperatuuri ja aktiveerides närvisüsteemi. Õhtuseks aktiivsuseks sobivad paremini madalama intensiivsusega tegevused, nagu jalutamine või venitamine, mis aitavad kehal ja meelel rahuneda. Unetuse korral ei soovitata voodis pikalt rahutult pöörelda. Selle asemel on efektiivsem tõusta ja minna teise ruumi, kus teha 10–20 minutit midagi rahustavat, näiteks praktiseerida sügavat hindamist või kuulata jooganidrat. See tehnika aitab ajul puhata ja vähendab stressi, võimaldades seejärel kergemini uinuda. See meetod toimib nagu lühiti uinak, kuid ei sega öist unerütmi. Nende soovituste rakendamisel on oluline alustada järk-järgult, valides esialgu ühe muudatuse, näiteks hommikuse päikesevalguse või kohvi joomise ajastamise, ja jätkata seda vähemalt nädal aega. Järjepidev praktiseerimine toob kaasa märgatava paranemise energiatasemes, meeleolus ja üldises elukvaliteedis. Pärast esimese harjumuse kinnistumist võib lisada järgmise muudatuse. Kvaliteetne uni on investeering tervisesse, mis tasub end mitmekordselt. See parandab mälu, tugevdab immuunsüsteemi, reguleerib ainevahetust ja aitab hoida emotsionaalset tasakaalu. Hubermani meetodid põhinevad teaduslikel uuringutel ja on praktikas tõestanud oma efektiivsust, pakkudes igaühele võimaluse oma une kvaliteeti märkimisväärselt parandada ilma kulukate seadmete või keeruliste protseduurideta. Aitäh, et kuulasid tänast osa. Kui see teema sind kõnetas, siis jaga seda episoodi ka kellegagi, kellele see võiks kasulik olla. Nii jõuab oluline info rohkemate inimesteni. Ja kui sul on mõni terviseteema, millest sooviksid järgmises osas kuulda, siis kirjuta meile. Sinu küsimused ja mõtted aitavad meil teha sisukamaid saateid. Hoolitse enda eest. Väikesed teadlikud sammud loevad. Kohtume järgmises episoodis.